Te olete palunud ohuhinnangut uuendada, mida see tähendab, et kas te näete, et Vene pool üritab seal midagi korraldada? No selles mõttes praeguse teadmise kohaselt meil ei ole sellist teadmist, et seal oleks otseselt üritatud midagi korraldada, et seekord lihtsalt oli olukord selline, et neid oli mõnevõrra rohkem ja nad ei olnud siis sellises teest nagu ohutuskauguses või teest eemal, vaid olid otseselt siis juba seal osaliselt teekatte peal, mis tähendas, et meie sõiduki juhtide jaoks, kes seal ringi sõitis, võisid tekkida sellised nagu küsitavad olukorrad, et kas ta oleks siis järgmisel hetkel leidnud ennast kusagilt Pihkvast piirirežiimi rikkujana. Et selles mõttes oli mõistlik korraks võtta paus ja meie inimeste ohutuse tagamiseks liiklus sealt kinni panna. Miks ei ole valminud siiani ümbersõit sellest Saatse saapast? See on ausalt öeldes ka minu jaoks nagu suur küsimus, et ma arvan, et kusagil juba 10 aastat tagasi oli see akuutne vajadus selge. Ma arvan, et me ei saa nagu tänase teadmise juures niimoodi toimetada, et me ütleme, et me veel 2 aastat tegeleme mingisuguste keskkonnamõjude hindamistega ja veel mingite protseduuridega, mis mujal ja sellises rahulikus keskkonnas on täiesti iseenesest mõistetavad, aga seal mitte, et praegu on mõlemat pidi on see olukord seotud julgeoleku ja turvariskiga. Nii see, kui inimesed sõidavad seal endiselt, on nende jaoks turvarisk. Kui see, kui me paneme selle lõiku näiteks pikemaks ajaks kinni, siis kogu see elu läheb seal pea peale nende inimeste jaoks. Seal on ka kõrgema riskiga objektiks hooldekodu, kuhu reageerimine võtab pärast seda oluliselt rohkem aega. Et igal juhul peaks selle teelõigu ehitamisega väga kiiresti edasi minema ja tõesti on aru saamata, et miks seda varem ei ole nagu kiiremas korras tehtud.